Nüüd tule ja pane vaikselt vastu, vaata mis juhtub. Jääb kinni, jah? Tundega. Aga tundega. See jääb kinni. Küljega. Ta jääb kinni kohe. Näe. Ta võib proovida, aga kui kinni jääb, eks ma siis tõmban lahti jälle. No see oli keevitamine, aga sa pead tundega tegema seda. See ei ole nii lihtne. Tubli. Tead, see, mis sa teed, on praegu natuke uskumatu, aga okei. Nii, aitab. Keevitasid küll, jah. Nüüd toksid, jah. Tule nüüd, võta nüüd see. Ja nüüd toksid. Ära viska seda kuskile, hull peast. Anna tissikette tagasi, paned ilusti kõrvale. Nii. Ei, rohkem ei saa, sest tissil on elektroode niigi vähe. Ei, ilma maskita, hull peast. Näed, kas on kaks tükki üksteise küljest kinni? On? Said hakkama? Said hakkama, jah? Noh, kõige ilusam ei ole, aga ütleme, et Tibu keevitas esimese korraga 2 metalli kinni. Midagi öelda ei ole. Issi tütar. Kuule, tulnukas. Äge. Ei, nalja saab. Kuule, aga tubli. Kes sina oled? Ma ei tea, kes sina oled. Ma ei näe mitte midagi. Nii. Pane mask pähe. See on elektrooniline mask. Kas sa näed? Näed, mida sa teed? Nii, ära seda. Proovi nüüd seda. Näed, seda kohta tabada. See võib kinni jääda. Vaata. Elektrood võib kinni jääda. Proovi nüüd see kokku keevitada. Kui kinni jääb, ütle Issile. Kinni jääb. No siis laseme lahti kohe. Vaata. Nii. No. Ups. Nii. Proovi veel. Proovi seda joont tabada. Jäi kinni või? Ei, jälle. Mis sa kogu aeg jääd? Sellepärast, et sa pead tunnetama seda, mida sa teed. Eks jah, neid trenne peaks tegema, aga samas on siin ka omaette ohufaktor. Ohufaktor on see, et kui hakata õpetama ikka neid asju, mis päris hullus olukorras vajalikud on, siis tõenäoliselt läheb kisa ja kära lahti. Ma mäletan, kuidas mindki nimetati hulluks, kui ma panin, kirjutati sellest ühes
jutukeses, et panin oma poja autorooli, sellepärast et kinganumber oli juba nii suur kui kamraadi tütrel, kes sõitis autoga ikka päriselt kohe lubadega ja niimoodi. Et oi, kas see on normaalne inimene, pole väike lapse autorooli, isegi väike lapsest, kui ta on 1,5 meetrit pikk, võib teha ju täis idioodi, keda peab süles hoidma ja lutiga toitma, ainult et see on ju iseenda väärastunud mõttelaadi vägistamine teise inimese ajukoljusse või umbes niimoodi. Mäletan, kuidas kiruti vannuti, et õpetab last püstolist tulistama, õpetab noaga, ma ei tea, mida tegema, kirvega, issand jumal, võib-olla lubab koguni siukese suvise vihma ajal korraks õue minna, õudne ju laps võib ju, ma ei tea, ära uppuda või muul viisil. Meil on jah, väikene nihe tekkinud sellega, nii et ega lastele kõike õpetada ka ei saa. Mõtlesin praegu seda kirja lugedes niisuguste asjade peale, et siinsamas Van Kleini hoovi peal on ju ka maadluskool. Issand jumal, hakkavad minu last väänama, seal käivad ju igasugused Kopli-pätid. No on küll Palusalu ja siukesed toredad nimed meil olemas, Nelson, kes viitsib uurib välja, mis loom on Nelson, topelt Nelson või midagi taolist. Jah, kunagi olid meid kõvad mehed. Ega muidugi me teame, et meie tippsportlased, need on niisugused, et tegelikult nad on vana Kreeka kujud ja siis ainult tänu valitsuse rahastamisele ärkasid nad ellu ja toovad nüüd Eestile au ja kuulsusega. Nemad lapsest peast ei ole olemas olnudki. Või kui, siis näppisid arvutit nina ja seda samust ja elasid vaikselt. No vaat see kuradi värk on. Laske tiiru, võiks minna. Issand jumal, lapsed kardavad pauku. Samal ajal toome NATO baasid siia, laseme Ameerika lennukitel või kurat teab kelle lennukitel madalalt üle linna lennata, sest Putin ähvardab meid ja nii edasi. No selle teema juurde peaks korraks tagasi tulema. See on nüüd jälle titte teise otsana pööratud, ei saagi aru, mis suunas, aga mingid liikumised käivad. Lastele peaks seda kõike pakkuma. Radikaalide raamatutes, hundiraamatus nimelt, sai ju välja pakutud ka distsiplinaarse kallakuga kool. Ütleme niimoodi, et vanemad on sunnitud töötama mitme koha peal, sellepärast et palavalt armastatud riik tahab nii suuri tööjõumakse saada, et palk peab väike olema, sest see teine osa, mis kallile riigile läheb, see tuleb ju ära maksta. See ei ole vägistamine, see on õiglane maksustamine demokraatlikult ja eestlase moodi ja rahva huvides, sest meil on tegelikult tööjõupuudus, kuna tohutu hulk tööjõudu on meilt ära läinud, nii nagu Tunne Kelam jutlustas, et eestlased saavad osaleda tööjõu vabas liikumises, loome aga tingimused, et nad siit läheksid ja siis saab raadio selle rääkida, et me ostaksime ju väga keerulised masinad väga vägevate tööde tegemiseks, mis võimaldaks hulga inimesi ära koondada, aga meil ei ole seda meest, kes selle masinaga töötada oskaks. Seega meie ei saa seda väärt masinat osta ja peame hoidma miinimumpalga peal kaarjade kaupa inimesi, kellele ei saa rohkem maksta ja võt nii, selleks olekski vaja nagu seda sama distsiplinaarse kallakuga kooli, kus me hakkaksime välja koolitama täiesti tõsiselt võetavaid noori mehi. Ma ei mäleta praegu täpselt, aga vist 9. eluaastast võiks poisse sinna vastu võtta. Põhimõtteliselt internaat linnalubadega, nädalavahetused on nädalavahetused ja siis tuleks seal organiseerida nii, et lastel igav ei oleks. On koolitunnid, on pallimängud, maadlus, kes tahab, tegeleb karateega või lilleseadega, mängib viiulit
või sõidab kardiga. No ma usun, et poisse peaks kõik see värk huvitama. Loomulikult laskmine, nugade, kirveste käsitlemine, oskus teha lõket niisugustes tingimustes, kus suur osa ei oska midagi teha, isegi ennast kratsida mitte. Ja vähe on vist öelda, et kui niisugune noor härra, kes on õppinud ka tantsimist, laulmist ja muud taolist, rääkimata juba noa ja kahvliga söömisest, seltskondlikust etiketist, vist on natukene nagu üleliigne mainida, et kui ta siis gümnaasiumihariduse kätte saab, kas tal enam ajateenistusse olekski vaja nii väga minna, ta oleks ju natuke vägevamalt ette valmistatud. Tõenäoliselt võiks pool aastat pühendada ka igasugusele sapööriõppele või kõikvõimalikele asjadele. Ainult vaata raha ei ole ja nii edasi ja meil on ikka väike sündivus ka ja meil peaks olema tükis suurem sündivus, siis me saaksime veel kõvema häälega halada, et näed, lapsi sündis karjade kaupa. Nüüd raha ei ole, et laste toetust suurendada. Ühesõnaga, me oleme selles teoreetilises konstruktsioonis, kus on teoreetiliselt konstrueeritud praktiline olukord, et kui nii jätkata, sureme välja idioodid, nagu me oleme. No seda ma ütlen puht praktilise pealtvaatajana ja ütlen ka veel, et tegelikult peaks hakkama varsti paigutama liikluse reguleerijaid tõepoolest ka poodidesse, sest see, kuidas tühjapilgulised koordinatsioonihäiretega tegelased oma üksikut piimapakki käruga sõidutavad ise kõhuli käru peal lamades, tagumik veel meeter kaugemal, absoluutselt tunnetamata oma gabariite. No see viitab, et niisugune liik ei pea kaua vastu. Mees nagu mägi ja kakerdab nagu oleks, ma ei tea, mis seisundis, sõidutades käruga oma ühte ainukest six-packi, mida ta kätte võtta ei saa, sest tema näpuvorstikesed ilmselt ei kannata seda raskust, seda saab kahe käega, jah. Aga parem on muidugi auto juurde ta ikka käruga sõidutada ja siis käru virutada mõne teise auto ette. Nii on, tead, kultuurne ja see näitab üleolekut ja patriotismi. Aga kirjutaja kirjutab siia otsa veel pärast ilusat üles tähendatud, häälitsuse pealt maha kirjutatud mnjahi niimoodi. Ajamärk on kindlasti seegi, et ühelt poolt kuulutatakse, et meil on suur hulk suurimaid isamaalisust rõhutavaid lasteorganisatsioone. No isegi 2 oleks meie väikesele maale liiga palju. Paraku ei saa need suurimad omavahel pahatihti läbi. Isegi neid esindavate laste omavahelised kohtumised on pahatihti leebelt väljendades inetud. Aga teiselt poolt vaadates on nende tegevus projektipõhine. Eesti keeli tähendab see taotlusraha, neiupõlve nimega kusagilt kokku kerjatu, võimalikult kiiret kulutamist ja aruandlusega hakkama saamist. Aga isamaalisuse juurde peaks ju käima õpetus, et meil on endiselt veel midagi hoida. Jah, aga mida? Kui nüüd hakata meie selle juriidilise konstruktsiooni ladvast peale, on asju, mida ei tahaks enam hoida. Samas ei saa ju isikuliselt neid konstruktsiooni osasid ka kiruda vanduda. No heakene küll, vaatame natukene seda üleval pool toimuvat. Lükatakse mõni tegelane nii-öelda käila kujuks, sest keegi teine ei taha hetkel selle kuju kehastamisega riskida. Ja siis möödub natukene aega ja hakatakse teda idioodi kombel eksamineerima, et vaat seal
Mõmmküla ääres on näiteks üks tiik. Kas Eesti riik on midagi ette võtnud, et see tiik ei ohustaks parte ja väikelapsi? Ja Riigikogu kõnepuldis, ma ei too muidugi sõna-sõnalt näidet, hakkab keegi vastama, et me oleme pingsalt mõelnud selle tiigi arendamise peale ja oleme uurinud ka investeerimisvõimalusi, sest selles tiigis siin viimaste uuringute järgi käivad konnad kudemas ja sel perioodil on muidugi oht väikelastele, aga meil on plaanis juba 2020. aastast suurendada laste hooldajate või sotsiaaltöötaja palka 7% võrra, millest võetakse maha mõningad summad, mis peavad minema teistel eesmärkidel, aga ikkagi kellegi hüvanguks. Ja jaarutakse, millest? Ega see jumbukene, kes üles pannakse, ega ta ei ole mingisugune vaimuhiiglane geenius, ta on ju tavaline karjerist. Pimestatud oma tiitlitest. Tahab olla veel vägevam, on nõus riskima, kui teda hoitakse. Ja siis hakatakse varsti rääkima, et näed, niisugune jumbu valiti ja ise trügis ka, ikka demokraatlikult valiti ja praegu on tema selja taga suur lõhe. Ma ei pea silmas seda lõhet, mis tema alaseljas on. Selja taga, need, kes teda toetasid, enam nii palju ei toeta. Osa on vastu, sellepärast, et näevad, et teda maha ei võetud ja nüüd on terve hulk tekkinud, kes leiavad, et mina võiksin selle koha peal olla, siis mina saaksin särada, siis ajakirjandus kirjutaks minust. Ja mis kurat puutub siia enam rahvas? Ei puutu ju. Jagatakse mingisuguseid rahasummasid, kakeldakse tont tea, mille üle räägitakse tööjõuhõive suurendamise protsessi permanentsuse tähtsusest arenenud Eesti Vabariigis pärast Tiigri 9 hüpet ja enne 10. Ja milleks see kõik? Eile kuulsin ma telekas ka, kuidas oli üks uhke seletamine, kuidas paberi peal kõik hästi tööle hakkab ja kuidas Viktor Vassiljev, nagu neetud, me oleme nendel teemadel siin vestelnud ka. Muidugi me ei ole saanud mingisugust geniaalset lahendit välja pakkuda, sellepärast, et üks vanasõna ütleb ka, et kui sa oled ikka 10 päeva metsa läinud, siis tuled sa ka 10 päeva sealt tagasi, et mida kaugemale oled läinud, seda kauem tuled tagasi ja päeva pealt mingisuguse kuradi seadusega sa ei muuda seda ära. Isegi kui riik kohustab, ei ole seda võimalik täita. Ja Viktor Vassiljev ka seletas ära, et siin on tegemist väga keerulise protsessiga, sest asi on aetud juba nii keeruliseks, nii haruliseks, et iga haruga tuleb tegeleda eraldi. Ja meil on meeletult palju neid üksusi, mis ei saa tööle hakata, sest nad on asetatud valesse nii-öelda õigusruumi ja peavad tegelema asjaga, mida ei ole veel olemas, mida ei ole enam olemas või mida ei õnnestu tuvastada, sest see, kes on pandud sellega tegelema, ei saa aru, mida ta tegema peab, sest tema tööjuhend ei vasta ametinimetusele näiteks, mis on ka täiesti võimalik ja mida on ka nähtud. Peale selle on terve hulk määrusi, mis selles mõttes on head, et nad on 1,5 lehekülge, võib-olla mõned on 1 lehekülg normaalses kirjas, ainult et viga on selles, et nad vihjamisi tegelevad mitme eri valdkonnaga. Ja seega ei ole nende nii-öelda strateegilist eesmärki võimalik tuvastada, kuhu nad täpselt on sihitud, kas inimese, raha või riigi peale. Ja kelle huvides nad töötavad, tont seda teab, igal juhul tegemist on suhteliselt võigaste konstruktsioonidega, millest ei tule suurt midagi head. See on olukord täna. Me võime muidugi öelda, et jah, kui tuleb teine partei võimule, aga siis juhtub. Ei juhtu. Miks ma seda nii veendunult ütlen? Mitte ainult sellepärast, et kunagi
pandi püsti loosung, et ega meie võimule tulles ei saa ju eelmise partei kurssi muuta. No muidugi ei saa, ikka samas suunas edasi ja ei juhtugi mitte midagi rohkemat. Aga vaatame seda, et üleval pool on praegu võim nagu ühe süsteemi käes. Samal ajal Tallinnas võideldakse selle vastu, et võim on nende käes, kelle käes ta on. Noh, võimutsemine, võimul olemine või ükskõik mis. See tähendab, et riik ei saa toimida, kui Tallinnas on olukord niisugune. Hea küll, anname Tallinna ka selle sama koalitsiooni kätte, kelle käes on ülejäänu. Kas asi läheb paremaks? Kas teie usute, et läheb paremaks või tuleb ainult koosolekuid juurde? Ilmselt totaalne koondamine, lastakse suur osa isikuid lahti või lastakse neil vanduda truudust teisele parteile, sest ega meil ju, partei ju tegelikult sellega ei tegele, aga peab ju kontrollima kaadrit ja nii edasi ja juriidiliselt saab selle kõik paika panna. Selleks, et seda jama teha, on vaja kindlasti lisaraha. Ja mis sest kasu on, seda ei oska keegi naljalt öelda ja sellepärast tegeletaksegi niisuguste tähtsate asjadega nagu mingisugused kemikaalid, millega ei pea tegelema üleriigiliselt, millega saab tegeleda palju kitsamalt, uurida välja, millega tegu on, nii nagu ütles telesaates ka Adik Levin, et me ju ei tea, meil on ainult 2,5